Nii, järgmiseks ma võtan sellise teema nagu sotsialiseerimine, sest et ka see on väga tihti valesti mõistetud ja seda viljeletakse laialdaselt seda müüti, mis on koerte sotsialiseerimine. No, ma tõin siia mõned punktid välja, mida tavaliselt peetakse kutsikate või koerte sotsialiseerimiseks. Esiteks muidugi teiste koertega kohtumist, võõraste inimestega kohtumist ja kohvikus ja koerteplatsil käimist. Et see on selline suures piires, väikeste erinevustega, on need 3 asja, mida peetakse siis oluliseks, et läbi selle oma kutsikat sotsialiseerida. Aga nüüd ma näitan teile väikest tabelit ja selles tabelis nüüd need 3 asja, mida peetakse selleks sotsialiseerimise punktideks, on need ülemised 3 osa, mis moodustavad tegelikult sellest sotsialiseerimise vajadusest siis 25% jämedalt. Seejuures, kui tavaliselt inimesed arvavad, et umbes pool sellest ajast, mis sotsialiseeritakse koera, peaks kuluma teiste koertega kohtumisele, mängimisele, siis reaalsuses võiks see moodustada võib-olla 5%, ehk siis selle kõige väiksema lõigu sealt. Ja sama lugu on teiste asjadega. Ja kui me nüüd vaatame, et kui me teeme kõiki neid eelnimetatud 3 asja, siis reaalsuses on meil 75% puudu. Ja kui me nüüd olemegi seda sotsialiseerimist viinud läbi sellisel viisil, et pool sellest ajast või veelgi rohkem kulus teiste koertega mängimise peale, siis vahepeal käisime võib-olla korra seal kohvikus ja koerteaias, siis me olemegi tekkinud olukorra, kus ühte tegevust on väga palju ja teisi on vähe ja puudu on niikuinii. Et seetõttu tuleb väga hoolega mõelda, mida ja kuidas tegelikult seda kutsikat või ka täiskasvanud koera siis on vaja sotsialiseerida. Et tegelikult on see koera võime rahulikult erinevates olukorras toime tulla. Ja ma tõmbasin siin joone alla, tegin eraldi sellise asja nagu sõna rahulikult. Sest et kui me käime kutsika koolis, nii-öelda sotsialiseerime koera, siis me eeldame, et kui me ta ära sotsialiseerime, siis ta saab temaga igal pool käia, ta on rahulik, hea koer, oskab käituda. Aga ma võin teile nüüd rääkida, mis tegelikult juhtub, kui me mängime teiste koertega koos koerakoolis. Läheb teie koer ja näiteks seal on 4 või 5 muud koera ja nad mängivad seal koos. See on nii-öelda, juhtub see, et alati, kui te nüüd tänaval liigute, siis ta teab, et koertega saab minna mängima. Selle asemel, et olla rahulik, ta käivitub. Ta läheb nende niipea koer on, see on tore, see on küll positiivne, aga just nimelt see on selline tore, et ma saan selle koeraga minna mängima või ma saan selle koeraga mängima, sama lugu on inimestega. Et sellisel viisil tekitate te sellele teisele koerale või inimesele lihtsalt koera jaoks väga suure väärtuse, et see on väga tore asi, aga rahulik või hästi käituv ta selle juures tegelikult ei ole. Et seetõttu tuleb väga hoolega mõelda, et mismoodi seda sotsialiseerimist tegelikult teha. Kui te lihtsalt mõtlete, et jah, see mängimine ja teiste koertega nii-öelda lihtsalt see suhtlemine, et see ongi see, mida tal vaja on, siis tegelikult see nii ei ole. Ma nüüd toon välja selle ülejäänud 75%, mis sellest ringist siin puudu on. Ja need on nüüd nii-öelda suvalises järjekorras ja ma panen nüüd kõik siia ette. Nii, et kui me nüüd vaatame, siis nad tunduvad täitsa tavalised asjad, et mis seal siis ikka. Et kui ma lähengi näiteks koeraga sinna kohvikusse või koerteaeda
et siis ongi ju teised koerad, on võõrad inimesed, uued kohad, tundmatud olukorrad, kõik need asjad on nii-öelda nagu olemas. Aga tegelikult juhtub olukord, kus te olete kõik selle tegevuse pakkinud ühte väga-väga tihedasse puntrasse. Ehk siis te annate oma kutsikale, kes on täiesti eluvõõras, kõik selle ühe korraga kätte väga intensiivses koguses. Ja tihtipeale viib selline olukord koera kartlikusse. Ehk siis ta hakkab neid asju ja olukordi kartma. Küll mitte ütleme teisi koeri võib-olla, et need on positiivsed, et nendega mängida, aga näiteks tundmatuid kohti, uusi esemeid. Et see on täiesti tavaline, et kui me anname seda kõike koerale korraga ja palju, siis on seda liiga palju. Ja kutsikas ei ole võimeline seda vastu võtma. Ehk siis tegelikult tuleb meil neid asju kõiki tutvustada sisuliselt ükshaaval. Ehk siis uut lõhna, võõrast inimest, uusi kohti, et anda neile talle tasapisi, kas või ütleme, kas või tolmuimet tutvustada. Et me ei lähe tolmuime tutvustama niimoodi, et paneme selle käima ja torkame talle nina alla, et tule vaata, mis see on. Et me ei saa seda käima panna, vaid me lihtsalt paneme selle kuhugi maha ja tuleb alguses vaatama, et mis see üldse on. Et see on, ja kõigi muude asjadega on samamoodi, et peab olema väga rahulik ja väga ettevaatlik, et koeral ei tekiks uute asjade kartust, sest uute asjade kartus, kõikide olukordade kartus viibki selleni, et koer nii-öelda on agressiivne. Tegelikult ta kardab ja enesekaitseks hakkab siis tihtipeale urisema, hammustama, et see on enamasti põhjustatud sellest. Seetõttu me peame selle sotsialiseerimisprotsessi tegelikult tegema hulga väiksemates osadeks ja hoopis ettevaatlikumalt kõike seda kutsikale tutvustama, kõike seda uut elu. Kas või tänaval liikumine, et teete näiteks ümber oma maja väikse ringi kutsikaga, siis tavaline võib olla olukord, kus kutsik ei taha tulla edasi, aga te nii-öelda vaata, mis seal ikka on, et läheme ikka mingi kas võõras inimene, mingi, ma ei tea, suur auto, mida ta võib tegelikult karta, aga teie seda ei näe ohuna ja tõmbate teda ikkagi edasi, siis sellega te ainult suurendate kutsika hirmu. Tegelikult tuleb tal lasta selle olukorraga tutvuda. Et see peab olema väga ja väga ettevaatlik protsess, et saavutada rahulik ja enesekindel koer, kes terve elu on julge ja ei ole mingite probleemide küüsis. Sest et paljud probleemid saavad alguse kutsikaeast. Ja kui koer on seal 4-kuune, siis me saame selle probleemi, ükskõik mis probleemi on, lahendada ära paari nädalaga. Kui ta on juba seal 7-8-kuune, siis see sama probleemi lahendamine võtab aega terve aasta. Täpselt sama probleem. Just seetõttu, et ta on juba suurem, ta on juba tekkinud mingisugused nii-öelda kinnistunud mingisugused käitumised, et mida hiljem me hakkame nendega tegelema, seda kauem see aega võtab. Pluss, kui me oleme tegelenud alguses nende küsimustega valesti, siis me peame hakkama hiljem ümber õpetama ja siis alles uut käitumist õpetama. Võtab veel topelt rohkem aega. Seetõttu tuleb olla sotsialiseerimise küsimuses nii-öelda aeglane, tõesti aeglane, lihtsalt võtta asja rahulikult ja ettevaatlikult koera jaoks. Sest see, mis meie jaoks ei ole ohtlik ega on täiesti tavaline, on kutsika jaoks, kes maailma ei tunne, võib olla maailma suurim oht. Ja ma tõin siia välja ka mõned probleemkohad, mille vastu eksitakse tihtipeale. Just nimelt, et ei arvestata kutsikate kohanemisvõimega. Ehk siis need stiimuleid on liiga palju. Liiga kiirelt, kas või sama, et võtsame kutsika kohvikusse kaasa, seal on ju kõik need sotsialiseerimise punktid olemas. Aga seda kõike võib olla lihtsalt koera jaoks liiga palju. Me paneme ta liiga keerulisse olukorda ja ta läheb tegelikult, lülitab ennast välja ja kui me uuesti ta sinna olukorda viime, võib ta olla täielikus häirerežiimis, täielikus üleärritus, täielikus paanikas. Kuigi esimene kord võis olla kõik okei. Ja kolmas punkt on just nimelt see, mis ma varem rääkin, see ühekülgselt aktiivne tegevus. Ehk tihtipeale see teiste koertega mängimine ja muude sotsialiseerimise aspektide
tahaplaanile jätmine. Tegelikult on nii, et kui te selle sotsialiseerimisperioodil teete näiteks 5 või 10 head kontakti koertega, teiste koertega, kus te õpetate oma koerale, et on vaja olla rahulik, viisakas, pole vaja teise peale koerale tormata, siis need on palju paremad kontaktid kui see, kui te käite seal 50 korda mängimas teiste koertega ja samamoodi inimestega. Et see, kuidas te seda sotsialiseerimisprotsessi läbi viite, on väga oluline.